Nii, tervist hea kanali vaataja ja jälgija ja täna tegime natukene ajalugu, et ajalugu ses mõttes, et ilmselt hetkel oli Eesti kõige suurem Parkriveri kollektsioon. Aga praegu ma ei ole üksinda, sõber Argoga. Tere! Ja Argo on ka natukene, kuidas öelda, ega mina ometises süüd ei ole, et sul mõned Parkriverid on. No, alguse andsid ikkagi kätte. Andsin kätte. Ja, et tõuge sealt tuli ja kui ikkagi esimesi, mis sinu Parkriverid olid, et Aurora, kui ma mäletan. Aurora, mida mul enam ei ole, jah. Ja siis oli Bravo 1.2 niimoodi. Jah, et LT. Et sellest see asi läks lahti. Minul tuli Bravo 1, mis on siis umbes siuke sentimeeter lühema teraga. Näitame ka. Et jällegi LT ehk siis see saledam versioon. Ja sealt see asi läks lahti, et jah, meestel vahel juhtub, et läheb lahti. Niimoodi on, et aga selles mõttes nagu minu subjektiivne arvamus on see, et tegemist on ilmselgelt maailma ühe kvaliteetsema noabrändiga, milles see kvaliteet väljendub, on terase valik. Neil on minu teada 4 erinevat terast, mida nad kasutavad. Siis kui sa vaatad seda, kuidas ta on nagu toodetud, tehtud, et nagu mitte midagi ette heita ei ole, et sellist nii-öelda nagu, palun fokusseeri nüüd ära, nagu viimistlus on üsna sükene täiuslik, ma ütleks. Et nagu, ei taha kuidagi ära fikseerida. Fookus. Et siuksed kenad asjad on tegelikult. Ja kuna ma olen neid nagu jõhkralt lammutanud, siis mina võin täna öelda ka seda, et nende leivanumber on tegelikult nagu siukene lammutamiskindlusega, nad katki ei kipu minema. Mul pole ükski läinud. Ja teine asi, mis on, meil on kõik vist on CPM 3V terasest. Et mina peaks ütlema, et kuna sina tõid mulle selle noa, mäletan, see oli 10. veebruar. Ma olen teda siiamaani ainult hooninud, ta ei ole mul kordagi veel nii-öelda lintlihvijat saanud, kivi ka ei ole saanud. Ja täna meil on ta mitmes september, meil täna on mingisugune 9. september. Ja ma olen hooninud teda vast kuskil 8-9 korda, nii et selle aja jooksul. Kes ei tea, mis see hoonimine on, et ma toon kiiresti näite. Nii. Kuskil on kadunud. Kadunud asjade seas, nii nagu alati. Ja kadunud asjade seas on minu hoonimislaud. Ehk siis ma veel kiiresti püüan. Väga hea, sa leidsid. See on siis, see on siis põhimõtteliselt siukene vineerist välja lõigatud nii-öelda laud, käepide tehtud. Siin on peal nahk, mille sisse on õõrutud siis poleerimispasta ja siis selle peal nii-öelda nühin nuga. Nii et, ja mis selle mõte on see, et kui me nüüd mikroskoobi all nii-öelda vaataksime noad ära, siis me näeme seda, et ta on nagu hambuline ja selleks, et ta tera paremini hoiaks, ma nühin teda hoonimislaua peal, et nii-öelda need hambad ära tasandada. Ja see aitab nii-öelda tera hoida lihtsalt. Et selles mõttes tema leivanumber on minu arust see, kuidas tera sinu kogemus, sina oled jahimees, sa oled... Selle noaga on siis kitse tehtud, on metssiga tehtud ja täpselt samamoodi, et luisuga ta kallal pole käinud, ainult see hoonimislaud või siis lintlihv ja võrksarpi oma. Seal ka selle kõige peenema siis lindiga on üle käidud. Et tegelikult tera ta hoiab väga hästi. Et võib-olla tõenäoliselt, et kui ta ikkagi nüüd kõvasti nüüd pihta peaks saama, et kas siis tavalise luisu või siis teemat luisuga tema siis taastamine võib-olla on natuke raskem, aga aga ta ikkagi hoiab seda tera päris hästi. Ja see on ilmselgelt tema leivanumber, nii et ergonoomika on alati natuke subjektiivne, et see sõltub inimese käe suurusest ja nii edasi. On võrdlemisi libedad käepidemad. Kas sina oled tundnud seda, et ta võiks olla vähem libe või?
ei, kusjuures ka mul on siin nagu 3 erineva käepideva variandiga, aga ma ei ütleks, et oleks vaja, sest tegelikult see esimene serv siit sõrm jääb ilusti taha kinni, sõrm siit tera peale libis, eks ole. Ja kui võtame selle teise variandi, eks ole, millel on siin see kõrgendus, eks ole, et kui siia peale siis pöial panna, et ta hoiab ka selle pöidle ilusti kinni, et mõnda tööd on täitsa mugav selle kõrgendusega teha. Et noh, see kas nüüd kõrgendusega nuga või kõrgenduseta nuga, et see on täitsa siuke harjumise asi või tööstiili küsimus. Või tööstiili küsimus, et kui YouTube'is ringi vaadata, siis mõned ütlevad, et ei sobi, mõned ütlevad, et väga hea asi on, et täpselt siuke mehe inimese käe järgi või siis selle töö järgi, mida ta sellega teeb. No ilmselt küll, jah. Et noh, ütleme, et niimoodi, et pigem kõik on nagu sükene hästi positiivne ja kõik on sükene tippen-toppen. Aga paljuski tänu sinule me avastasime ühe Park Riverit saatva anomaalia. Ma näitan siin nii-öelda vaatajatele ja sina kommenteeri sealt, et mõlemad on siis Bravo 1 ja ütleme, kui need noad kõrvuti panin, siis esimese hooga, noh, lisaks sellele, et ühel on kõrgendus, teisel ei ole, on ka tegelikult selle noa sellel profiilil või kujul on pisikene erinevus. Väike geomeetria erinevus. Väike geomeetria erinevus, et selle oranži käepidemega tuleb, ütleme, see noatera toob sirgelt kuni käepidemini ja sel mustal enne käepideta kergelt siis kaardub ülespoole, eks ole, et noh, jääb nagu mulje, et kas teda on siis rohkem teritatud või rohkem kasutatud või selle koha pealt. Aga tegelikult on tehasest tulnud täpselt sama sellise geomeetriga, nagu ta on. Ja sinu noal siin on ka see nii-öelda kand väiksem oluliselt kui minu noal. Ja noh, ütleme, et see ongi selline omapärane anomaalia, et nii-öelda mark on neil mõlemal Bravo 1. LT, ja küll jätame selle kõrgenduse kõrvale, aga ei saa jätta mainimata, et tegelikult on mõlemad nagu täiesti arvestatava mingi täitsa märgatava, mitte arvestatava, aga märgatava väikse erinevusega. Ja nüüd on veel üks huvitav asi, et siin on nüüd Bravo 1.2 kõik 3 nuga. Aga kõik 3 on ses mõttes täiesti erinevad, et noh, ei taha nüüd kuidagi ära teravustada. No jällegi ütleme, ühel on siis või 2 on siis kõrgendus, ühel kõrgendust ei ole. Siis käepidemed on jällegi, ütleme, kui need Bravo 1 on vähe pontsakama käepidemega, et ütleme niisugust tugevamat tööd, lokitamist või tugevat läbilõikamist teha. Minu meelest on nagu nendega parem, siis need 1.2 puhul see käepide on vähe siis ütleme peenem. Ja kui seal tähelepanu pöörata, siis sellel ühel noal, mis on see puidust käepidemega, sellel ta on veel peenem, et ta oleks nagu siukse kas lapse või naisterahva käe jaoks, et siuke meesterahvas, kelle kinnas on sealt number 10 ja ülespoole, eks ole, tema jaoks jääb see noa käepide kindlasti peenikeseks. Et aga noh, ütleme siuke matkasellile või bushcrafti mehele, et võib-olla jälle jahimehele ta oleks siuke võib-olla isegi paras või ta ei panekski tähele, et ta niuke väga peenike on. No ta on teises asendist. Sest seal jah, nuga hoiad teises asendis käes ja seal sai, ütleme, ei ajagi võib-olla seda pontsakust taga, et mis jälle siukse tugevama lõikamise või lokitamise puhul võib olla siis jällegi parem või eelistatum. Siin ma näiteks ka täitsa tajun ja visuaalselt vaatan ka, et need on 2 nuga, mis on tegelikult niimoodi, kus ostma hakkad, ongi täpselt üks ja sama nii-öelda mudeli nimetus, aga ongi sellel nii-öelda rohelisema, kui võib seda roheliseks nimetada, nagu mürkroheline või midagi. Selle käepide ma tunnen, on kohe pontsakam, see on jälle saledam. Et see on nagu sükene veider anomaalia, et kas selles midagi halba on, see on sükene, vaat see on nüüd jah sükene, vaata,
kahjuks me jõuamegi selle kohani, et sa tellid netist omale noa, täna meil Eestis mitte keegi letis seda ei müü, aga sa tellid neti kaudu ja ost tuleb pildipõhiselt. Ost tuleb pildipõhiselt ja siis sa saad kätte, võtad ta noa karbist välja, hakkad käes hoidma, hakkad töötama ja see tundub, et näed, et liiga peenikene käepide, ei meeldi, ei sobi ja siis see tekitab tunde, kui tegime seda teetanud järeldused, see seeria, see Bravo 1.2, et selle ergonoomika mulle ei sobi. Ja sa siis juhuslikult umbes, et siis saad minuga kokku, võtad minu sama nimetusega noa, et kuidas sul ta nii priskem on nii-öelda, et jah, kui lähed poodi, siis on nagu jube hea, võtad, palun laduge mulle kõik, mis teil laos on siia leti peale, katsud need kõik läbi, on ju, ja siis valid selle õige välja, mis sulle meeldis. Aga miinus ongi täpselt see, et sa neti kaudu tellides tegelikult võid saada pettumuse osaliseks, aga võib minna ka täkkesse. Ja nagu ka selle noa puhul oli, et ta on kiilprofiiliga üldse. Et kui see nuga, mis sul see nimetatud rohelise käepidemega on, siis ta on nagu see pool kiil või? Jah, ütleme nii, et tal on ikkagi peaaegu umbes sentimeeter, kus nii-öelda sentimeeter maad enne kui tera hakkab alles nii-öelda ahenema, aga sellel oranžil juba läheb ülevalt nii-öelda sujuvalt. Aga selle oranži puhul muidugi oli huvitav see, et kui see tellimus sai tehtud, siis pood võttis ühendust enne, kui nad selle noa teele panid, et pilt, mis seal netipoes üleval on, ei vasta selle noa tegelikule profiilile. Et siis oli lahti kirjutatud, et see on hoopis teise profiiliga, saadeti veel pilt. Ja et küsiti, et kas sobib selline nuga. Et kui sobib, siis paneme teele ja kui ei sobi, et siis vaatame edasi. Ja. Selles mõttes väga hea klienditeenindus. Selle koha pealt on tõesti head sõnad. Ja siis mis selle oranži puhul jälle oli siuke huvitav, et avastus jällegi, kui karbist kätte said, et kui näiteks selle musta käepideme puhul või selle niinimetatud rohelise puhul, siis noa selja servad on siuksed, ütleme natuke vähe rohkem ümaramad. Ja siis sellel on ikka siuksed tugevalt teravad, et tunned, et sõrm jääb siia taha, et kas see on nüüd siis taotluslik, et võib-olla parem jälle tulepulka tõmmata või siis jällegi see vabrikandil on tööpäeva lõpp olnud. Tahtis kiiresti koju saada, et tulen homme tööle tagasi, siis lasen sellel noal ka serva maha, aga siis tuli koristaja, tõstis juba selle valmistoodete korvi ja juba läks poe poole minekut. Et jällegi siukene asi, et kui saad kätte, siis saad jälle alles tundma. Siis on tõe hetk käes, jah. Et siuke kerge, siuke põrsas kotis näiteks ostmine on. Selle näiteks puukäepideme puhul, eks ole, et tal on ilusti nagu üle käidud, et ta ei hakka siin ühtepidi, teisipidi kohe sõrme, eks ole. Võib-olla ka siis tulepulka tõdõmab natuke kehvemalt, kui siis see oranž näiteks. Jah, et see on selles mõttes nagu et see ei ole võib-olla kõige meeldivam et sa tõesti netipoest tellid selle ühe, sa ütled täpselt, mis mark, mis mudel on ju ja sa võidki saada niimoodi, et üks kratsib sul seda tulepulka ideaalselt, võib-olla isegi liiga hästi ja teise mehe oma ostetud ei pruugi sellega kahjuks hakkama saada väga hästi. Et see on nagu siukene, ma ei oskagi nagu öelda, kas ma ei tahaks öelda, et nagu visata kivi õigemini sinna kvaliteedi kapsaeda. Ei, nuga jääb igal juhul kvaliteetseks, et siin nagu ei ole kahtlustki ja kindlasti ma olen enam kui kindel selles, et minu Park Riveri read saavad lähimate aastate jooksul nagu veel täienema. Mul on juba mitu mudelit, mida ma olen seal pilgu heitnud, kusjuures see sama sari nii-öelda minul on ja sinul on LT ehk siis see on see saledam, mis on siis 4,5 vist. Noatera paksus. Aga lihtsalt näiteks Bravo kas 1 või 1.2 või 1.5
on olemas siis nii-öelda standard, mis on siis kas 5,5 ja 5,6, millegipärast on veel 5,6 ka. No see sul see 1,5 on? See on 5,5 on see. 5,5 jah. Ja alles hiljaaegu ma sain teada, et sellest Bravo 1.5 on ka LT-seeria oma olemas. Ma varem ei teadnudki, et LT on ka. See on minu jaoks täitsa uudis. Nii et ma tegin kohe endaks järeldused selge. Mul on nüüd LT-d vaja ja minu sellele Bravo 1.2-le on vaja veel lihtsalt 1.2 ka, mitte LT-d, vaid et miks on vaja? No ärge küsige. Fetišistid olema. Aga kas teramaterjali valikus jääksid ikka veel selle CMP3V peale või prooviksid midagi muud? Ma ilmselt eelistaks selle peale jääda, sest et seal on CPM vist. CPM, jah. Jah, CPM 154 on, mis on näiteks küll vähem tundlikum niiskuse suhtes. Muide, paljud ei tea, aga siin pole tegemist nende nugade puhul roostevaba terasega. Need ei ole roostevabad. Et lihtsalt nad ei ole väga tundlikud rooste suhtes. Aga 154 on veel vähem nüüd kui 3V rooste suhtes, nagu ta ei võta nii kergesti. Teda on 154 on natukene tõenäoliselt lihtsam teritada. Tera hoiab ta enam-vähem sama hästi, aga võrreldes näiteks 3V-ga, 3V võiks olla natukene, nagu ma olen siin uurinud ja tead, et me meestega rääkinud, pisut elastsem. Niimoodi. A2 ma ei oska absoluutselt kommenteerida. Ja, samas kui A2 hinnaklassi vaadates ta on kuskil 100 eurot odavam. Ütleme, et 780 vähemalt, sama mudeli põhine, 780 kuni 100 eurot odavam. Ja kui ma olen YouTube'is arvustusi vaadanud, mitte midagi öelda, need, kes omavad siis nagu seda A2 terasest, samalt moodi kiidavad, et kõik on nagu väga head, väga hästi hoiab tera ja nii edasi ja nii edasi. Ega selge on see, et kui ütleme, see nuga vist maksis üle 400 euro midagi. Jah, 430. Midagi. Ümmarguselt võib-olla 440. Ja A2 samasugune umbes 330. 330 ei ole samuti ju väike raha. Muidugi jah, kui nüüd allahindusi otsida, siis jah, kuskil 50 eurot, 40 eurot odavamalt võib leida. Et erinevad netipoed teevad siin kas kampaaniaid või allahindlusi või mis iganes, et kes otsib, see ikka leiab. Et selles suhtes jah, et sellised odavama otsanoad nad ei ole. Ei ole isegi nii-öelda, mis on odavamad, ei ole odavama otsa omad. Et sellega kõige odavamast terasest sa pead ikkagi üsna selline viisaka summa välja käima, mille eest tegelikult juba võib saada, ütleme, 3 sellist nuga, mille kohta ei saa ka öelda, et halvad noad, pigem head noad. Ja 4. teras on ka ju näibil Magnacat. Et mingi, ma mäletan, nüüd on uus Bushcrafter tulnud välja, Euro Bushcrafter ongi mudeli nimi, mis on siis minu arust oli Magnacatist ja mingid olid veel, minu arust Bravot oli ka, Bravo oli või Bravo 1 vist oli veel väga edev versioon, oli Magnacatist ja süsinik käepidemega. Et see on niisugune uus moodne teema. Ja muidugi jah, käepideme materjal on täiesti seinast seina neil, et jah, mis on, see tekitabki nüüd ütleme ühte sellist segadust jälle, et kui sa võtad nüüd mõne netipoe lahti, et vaatad, siis sul on ühel mudelil võib-olla sisuliselt, ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen 20-30 vahemikus erinevad käepideme nii-öelda mitte materjali, aga seda mustri. Ütleme, sul võib olla mikartast juba lehel üleval 10 pluss erineva mustri ja tonaalsusega käepidet. Ja veel muidugi mõned on veel laineritega, eks ole, et nagu näiteks meil siin see orantsid, eks ole, et siin on siis see must lainer on veel pandud käepideme siis põskede vahele, eks ole, et tera ja põse vahele. Et ka jälle siuke väike edevus. Et näiteks siin on ka need valge käepidemega, eks ole, kus on siis siuke punane lainer vahel, et ka siuke jälle pisike edevus seal vahel. Ja oli ka valge käepidemega, oli musta laineriga ja mis mulle nagu mõnes mõttes ka väga meeldis osad, millel oli mustad käepidemed oli
neoonroheline lainer, hästi siukene silma torkab karju kohe nagu niimoodi ja ka punane lainer. Et selles mõttes Park Riveri puhul, kui sa võtad nüüd lahti mingi netipoe, mis on hästi varustatud, liiga kaua läheb aega, et valida seda õiget välja. Ja, et alustada võiks tegelikult ju sellest, et milline see teraprofiil võiks olla. Ja sest ka selle variandi osas on seal, me oleme siin antud hetkel Bravode peal, aga see on nii busskraftereid ja nii edasi, et seal on ikka väga lai valik. Üks erand on jah, et meil siin, kui ülejäänud on Bravod, siis meil on jah, üks nii-öelda busskrafter on busskrafter 2 täpsemalt on ka laua peal. Et see nüüd on selles mõttes huvitav, et tema käepide on vähe lapikum. Bravode oma on vähe ümargasem. Sest on kohe nagu käest tunda. Mulle see lapikus tegelikult meeldib. Ja siis nii sünteetilist kui puud, eks ole, et see konkreetne puu oli vist mingisugune Mehhikost. Muidu kõige tavalisem vist on neil see Ironwood, mis nad panevad. Ja siis muidugi need needid, millega need on kinnitatud, et meil on siin siuksed lihtsalt tavalised, aga nad teevad siis siukseid edevusi, et kas mitmest metallist või mingit teist värvi metallidest või ja siis olid veel aukneedid, et siit oli niimoodi, oli põhimõtteliselt noast oli nagu 3 auku läbi, et see tagumine, kus mingi paela paned läbi, aga siit ka nii-öelda käepideme keskelt nagu olid siis aukneedid, nii et jah, et tehakse edevusi ja tehakse, ütleme siis siuksed ka lihtsamad varianti, edevused on kindlasti kallimad, nii ehk naa. Ja kes seda edevusele väga siis rõhku ei pane või ei taha seda, eks ole, et siis saab seal võib-olla jällegi mingi 30 kuni võib-olla 70 eurot odavamalt selle asja. Aga mis on huvitav asi, et ma siin veel täna hommikul jõudsin lapata ühte netipoodi, kus on väga suur Park Riveri valik ja mis on kõige naljakam. Kui ütleme, et see Bravo 1 LT maksis 429 eurot. Tema terapikkus oli minu arust 107 millimeetrit vist või midagi 108 või midagi siukest. Pigem siuke väike nuga mõnus, mida on hea kontrollida. Siis sama hinna eest oli siis samast terasest A2. Nagu sul on, see on siis ütleme 107 vist millimeetrit ja tooli siis 180 millimeetrit nagu, et peaaegu nagu kahekordne materjali kulu, peaaegu ja tegelikult täpselt sama hinnaga, et selles mõttes jah, et üks stabiilsus on siuke tore asi, et kui sa oled otsustanud, et sa ostad omale Park Riveri, mis on siis CPM 3V terasest, siis laias laastus kogu vahet ei ole, mille sa omale tellid. Enam-vähem sul on hea teada, et sul on miinimum 400 eurot vaja, aga tõenäoliselt mitte üle 450, aga kõik mudelid jäävad sellesse vahemikku, mida tahad. Et mis nad on sellised või sellised. Et ja ma ei tea, peame vist otsad kokku tõmbama, et ega see pikk jutt pidi siit jutt olema. Ja täpselt, et ütleme sükest jälle mingi kurb alatooni sellele asjale jääks, et kes on mõelnud seda Park Riverit omale soetada, et võtke kindlasti ta ära. Et kes on kahe vahel, see otsigu omale mõni tuttav sõber või otsigu infot, et ka järelturul peal neid leidub, eks ole, et võib-olla enne ostu siis võib-olla katsud, et kas see sobib. Et ja kes välismaale satub, siis otsige poed üles, kus need müügil on, et valige sealt siis omale see välja. Et selles suhtes, et saate, mille tellite. Et mõnikord saate selle, mis on täpselt pildi peal, aga mõnikord on mingisugune väike asi, eks ole, et mis võib-olla hakkab siis natuke hinge häirima. Aga üldiselt mina olen nende kvaliteediga rahul ja kasutan neid nugasid kindlasti. Jah, et ütleme, et selles mõttes nagu siukse tehnilise poole pealt, nagu kui nüüd võtta, et nuga peab vastu, ta teeb ära kõik temale pandud ülesanded, et siin ei saa nagu absoluutselt mitte millegi üle nuriseda, et ta on siin nii tugevalt üle keskmise. Jah, et mul siin nüüd ütleme mõnigi sõber
et kes on näiteks Kaitseliidu kamraad ja on kes muidu on olnud, ma ei hakka äkki brände nimetama, aga me räägime umbes nugadest, mis paljude mõistes ei ole ka üldse odavad seal 20-30 eurot, -100 + 100 on ju. Ja siis nad on võtnud selle minu Park Riveri ja tõmmanud mingisugusest puunotist läbi midagi söökast, et kuule, et nagu ei ole võimalik. Et see on ulme lihtsalt, kuidas ta töötab, et nagu on vahe sees, on ja midagi ei ole teha. Jah, et selles suhtes, et võib-olla näiteks soomlaste puukod ja leikud on midagi sarnast, eks ole, aga nad on täiesti erinevad. Ja. Et mitte ainult siis selle käepideme poole pealt, vaid just selle tera ja teramaterjali poole. Teramaterjal ja geomeetria jah, et ikkagi jah. Ja minu arust, ma ei tea, kas on Park Riverit, mis ei oleks konveks? Vist ei ole. Ei tule mul küll ette. Tule ette. Ja, aga pead ei julge ka anda. Ja, sest isegi see, mida nad nimetavad skändiks, on ka ikkagi nagu skändi konveks, et see ikkagi tera kaardub sealt, kus ta nii-öelda ahenema hakkab. Vot, aga mis siis ikka? Lõpetame selleks korras. Selleks korras kõik. Ja, aitäh, et ära meid nii-öelda talusite ja lõpetame siis kaadri niimoodi, et toome paar Park Riverit nii-öelda pildile. Paneme need need ilusamad, tuleb veidike siia poole. Vot, need on kõige ilusamad minu arust. Jätame need nii-öelda nagu lõppkaadrisse.